istud mulle väga tagant vaates, sütib lekidesse ruum. I want you in my room, boom, 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 boom. Tere, mina olen Helena, mälumängu Rae 10 küsimus saatejuht ning täna on aeg meie 3. duelliks. Tänases saates astuvad võistlustulle G3A klassi esindajad Oskar ja Mattias ning G3B esindajad Riko ja Kennert. Tere osalejad! Tere! Tere! Riko ja Kennert, ma küsiksin, mis on teie emotsioonid oma vastaste osas? Midagi rasket tule, mis teil ikka? See on ainult matemaatika knowledge nende taga. Absoluutselt. Oskar ja Mattias, mis on teie ootused mängule? Ma arvan, me läheme kohe alguses juhtima ja siis meil on hea taktika, kuidas võita. Tuleb seal nii kiire mäng, et tundi vist ei hiline õnneks. Aga siis alustame mänguga. Aeg on alustada esimese küsimusega. Kategooria on sport ja meie küsime, mis pallimäng? Vastate esimesena või teisena? Esimesel. 2 punkti vihje teile. Seda spordiala tuntakse kui kuninglikku mängu. Äkki jalkana vaata? Nagu Ei jalkana. kuninglik mees. Golf, mingi rikast sport. Kuidas golf ei ole meil üldse kuninglik? On küll. Ja mis on teie lõplik vastus siis? Kõik et nii lampi. Okei. Paneme jalkana. Jalgpall. Jalgpall. 1 punkti vihje teile G3A-le. Mängu mängitakse reketiga ja 6 sentimeetrise läbimõõduse palliga. Ei. Jaa, kuule, ma mängisid ju kuninguse õukonnas suht palju. Tennis. See on kõik. Sulgpalli ega pallimäng. Sulgpall. See on pall, see on sulest tehtud. Mingi imelik asi. Kas tennisepall on kuus? Okei, mis on teie lõplik vastus siis? Sulgpall. Sulgpall on 6 senti asi. Kahjuks ei tulnud õiget vastust ja õige vastus oli tennis. Punkti seis on 0-0. Alustame ilusti. Teise küsimuse kategooria on tähtsad persoonid. Küsimus kõlab nii. Kes oli see president? Sa ei tea seda. Me võtame selle 1 punkti. 1 punkti. Ehk siis vastate teisena. Jep. Ja tuleb siis G3A-le. Ta põdes laste halvatus ja veetis suure osa oma elust ratastoolis. USA president. Ratastoolis. Jaa, üks president oli ratastoolis. Aga nime või ta? Vaatsin on Stephen Hawking, aga president. Siis me ei tea. Äkki kui midagi pakute, kas siis hoog, et äkki läheb Obama. 1 punkti vihje teile. Ta oli USA 32. president ning ta juhtis riiki edukalt teises maailmasõjas. Teine maailmasõda. Churchill. Churchill või? Okei. Churchill. Ja ikka ei tule meil õiget vastust. Õige vastus oli Franklin Roosevelt. Mõtlesin kumb neist. Järgmise küsimuse kategooria on muusika. Ja meie küsime, kes on see helilooja? Siin oli kiire. Pole mõtleb ei jõua nii. G3B. Selle 1 punkti. Võta mehe. Ja 2 punkti vihje G3A-le. Tema teos Ood rõõmule on Euroopa Liidu hümn. Ma olen laulnud seda. Noh, sa võid teada. Ma ei mäleta heliloojat. Beethoven. Minu arust oli üks nendest võib-olla. Bach. Jah, kas Bach, Beethoven või Mozart. Mis sa pakad? Ta niikuinii ei tea, nii et Bach on nagu kõige toredam nimi. Okei. Bach. Ta oli kurt helilooja ja tema üks tuntum teos on 5. sümfoonia. On Beethoven Jah. ikka Beethoven, jah. Ja lõpuks tuli siin ka 1 punkt. Beethoven on õige vastus. Ma ei tea ju. 4. küsimus. Kategooria on õpetajate hobid. Küsimus kõlab nii. Me saime või? Ei saanud praegu. Nüüd ja mis spordiala? See on meie. G3A. See on Egerti küsimus, vaata nüüd. Okei, ütle. Vastate. Jaa. Essa. 2 punkti.
kes on vastu? okei, nii, tuleb küsimus teile. Vihje tuleb teile. Eger Tšarikov on lisaks jalgpallile tegelenud ka selle alaga 12 aastat. Vaatan, et sul on tantsimine. Seal on 40 asjad. Ma ei tea, mis tants. Mingi rock tants. Ei. Vaam lihtsalt võistlustants. Sellel alal väljendatakse tundeid, elamusi ja suhtumist liigutuste ja poosidega. Iluuisutaja. Paneme võistlustantsu. Pane võistlustants. Tants ehk siis võistlustants on õige vastus. Ma tean. Ma ei mäleta. Liigume 5. küsimuse juurde. Kategooriaks on kultuurid ning meie küsime, mis elukutse? Võtame selle 1 punkti. Nad on Jaapani meelelahutajad, kelle oskused hõlmavad tantsu, muusikat ja vestluskunsti. Mille lahutajad? Me pakume judo. Sumo. Jääb judo. Sumo. Jäi judo. Sumo. Judo jäi. Judo jäi. Judo või sumo. Judo jäi. Fatseril on samanimeline roosas pakendis šokolaad. Oh my god. Keisha. Geisha on õige vastus. Let's go! Ma olen nõus. Punktiseis on 3-2. Palun pange käed ilusti siia, ikka siia on ju. Oleme mänguga... Vau! Pane palun nupp tagasi. Oleme mänguga poole peal ja kõlab 6. küsimus kategooriast Eesti YouTube. Ja meie küsime, kes on see sisulooja? Küsimus ei olnud lõppu. Tavaliselt lõppu küsimus. Vastame teisena. Tema hiilgaeg YouTube'is oli 2018. aastal ja ta kuulus koosseisu Yo Chickids. Paneme Maria Rannaväli. 1 punkti vihje teile. Tal on 2021. aastast podcast nimega Rannaväljaanne. Vastame sama. Maria Rannaväli on õige vastus. Punktiseis 5-3. Ma võtame kiiremini. 7. küsimuse kategooria on linnad. Ja küsimus kõlab nii. Mis pealinn? Kahe punkti küsimus. Võiks teada. Niikuinii oleks teada. Nii. Enne New York City'ks nimetamist sisaldas selle linna nimi just seda pealinna. Okei, ma mõtlesin Amsterdami meie pärast. Amsterdam. See madalmaades asuv linn on tuntud oma rattaliikluse poolest. Paneme sama. Või Kopenhaagen. Amsterdam on õige vastus. Levo. 8. küsimus. 8. küsimus. Kategooriaks on filmikunst. Ja meie küsime, mis film? Võtame. Lihtsalt võtke nupp endale. Vaata, nad saavad ühed. Jaa, me võtame 2. Selle 2023. aasta suvefilmi peaosasid täitsid Margot Robbie ja Ryan Gosling. Barbi. Selle ikoonilise tegelasega filmis kõlab laul I'm Just Ken. No mis ta Taanik äkki või? Barbi. Barbi on õige vastus. Kõlab 9. küsimus kategooriast geograafia. Küsimus kõlab nii. Mis riik? See oli meie. Meie käsi oli enne, jah. Kas sa saad esimesena või teisena? Esimesena. Sõtta raha ei ole. Sellel riigil on kõige rohkem Eurovisiooni lauluvõistluse võite 1 elaniku kohta. Kas ma võin vastata 100 eest? Okei, 300, palun. Kas te vastate? Oota, ma ei kuulnud isegi küsimust. Sellel riigil on kõige rohkem Eurovisiooni lauluvõistluse võite 1 elaniku kohta. Ei, 1 elaniku kohta. Okei, sellist. Mingi väikse riik on või? Meil Luksemburgi äkki. Nad on võitnud. On või? Paned Luksemburg, jah. Luksemburg.
see on pindalalt teine kõige väiksem riik maailmas. ma lihtsalt ütlen, San lihtsalt San Polo. Meie vastus on San Marino. siis on San Marino. San Marino. San Marino. Õiget vastust ma kahjuks ei kuulnud. Õige vastus on Monaco. San Marino. Kätte on jõudnud aeg. Nukker seisab nagu. Kätte on jõudnud aeg meie viimase küsimuse jaoks. Kategooria on Eesti muusikud. Ja meie küsime, kes on see laulja? Siin on. Ma vist ära seda. Me ei vasta. Nii, võtame esimesena. Võtame esimene, jah, äkki. ta on Eestist pärit laulja, kes on kogunud fänne üle maailma lauluga X-Ray. Tommy Cash. Tommy Cash. Ta osaleb see aasta Eesti Laulul ja teda ennustatakse oma populaarsuse tõttu võitjaks. Andrei Sivakin. Tommy Cash oli tegelikult õige vastus kui siin. Ootasime. Sellisel noodil on lõppenud meie mälumängu 3. saade. Seekord tairatas õnn G3B-l esindajate kasuks. Seisuga 11-5. Palju õnne võitjatele. Teiega kohtume ka tulevastes duellides. Aitäh meie osalejatele ja näeme juba varsti uute mängijate ja põnevate küsimustega.